Selles videos lõpuks siis saime maja võtmed kätte. See on siis nii-öelda suviköök, mis ehitati 10 aastat hiljem peale maja valmimist. Suviköögi katus on üsna korralikult läbi lasknud, aga õnneks meil on nagunii plaanid see totaalselt ümber teha. Majas on üsna palju sodi ja träni, millest me peame lahti saama. Kõik seinad seest on üle löödud nii-öelda nõukoguaegse tuuletõkkega. Aga õnneks on majas töötav vool olemas. Siin siis oli kunagi kuiv käimla, aga mingi hetk on millegi pärast see panipaigaks tehtud ja õue peale kuiv käimla ehitatud. Kapid on vanu riideid, kummikuid ja lihtsalt vanu asju täis. Igasugused tööjoped ja puhvaikad, lihtsalt sodi ja träni. Köök on väga väike, ainult 4 ruutu. Pliit on üsna vana ja väsind. Kunagi saadi vett majja naabrimehe käest, aga hetkel seda võimalust enam ei ole. Nagu vanades majades ikka, oli siin üsna palju vanu plekkkausse ja potte. Kahjuks majas on kõik toad üsna väikesed. Maja üldpindala on hetkel ainult 78 ruutmeetrit.
See on siis ainuke tuba, mille on silmaga näha, et põrand on ära vajunud. Ja lisaks veel 2 vana külmkappi, millest peab lahti saama. Okei. Ahi ja pliit vähemalt toimivad, kõige hullemas seisus ei ole. Korstna on paar aastat tagasi kontrollitud, on täiesti töökorras. Ja nüüd ma avastasin, et ma ei leia tulelülitit. Ja siiamaani ma pole leidnud, kus on 2 toa valguse lülitid. Lambid on laes, kuid lüliteid ei ole. Majas on väga vana elektrisüsteem ja väga kahtlaselt veetud. Kõik tuleb kindlasti ära vahetada. Hetkel on majas 1 faas ja 16 amprit. Arvatavasti tuleb ampreid ja faase juurde osta tulevikus. Oh. Põhimõtteliselt, mis majas oli, jäid ka majja. Omanik võttis mõned üksikud asjad, mis ta tahtis ja ülejäänud jättis kõik meile. Millest siis põhimõtteliselt kõik meie likvideerisime. Ja terve kapp täis naiste riideid.
trepp on väga järsk ja lolli nurga all. Tulevikus tahaks treppi kuidagi ümber teha ja hetkel ei ole veel meil kindlaid plaane. Osaliselt on teise korruse põrand lõpetamata. Esimest korda elus näen ma niimoodi kasutatud majas sees aknaid. Teine korrus on jagatud 2 toaks. Ja riidehunnikud jätkuvad. Ja kuna maja kuulus vene baarile, siis on kõik kohad täis kas vene raamatuid või venekeelseid ajalehti. See on siis korsten. Hetkel majal teisel korrusel puudub kütmissüsteem. Ei ole tehtud pliit ega ahju. Teist korrust kasutati ainult suvel laste jaoks. Talvel teine korrus kasutuses ei olnud. See on siis see kõige hullem veekahjustus. Katusel oli lihtsalt plaat ära vajunud, ei olnud isegi ära kukkunud. Peale plaadi tagasi paika panemist ei sadanud enam sisse. Õnneks katuse all käies leidsime, et läbisadamine oli täpselt 2 sarika vahel. Nii et muud ei ole kahjustada saanud, kui lihtsalt puit ja saepuru on vettinud. Teise korrusega on nagunii meil oma plaanid ja kõik tuleb ümber teha niikuinii. Ja sellega on siis majale tiir peale tehtud. Õnneks on ta üsna väike, nii et ei tohiks meil väga üle jõu käia. Kõik on prügi. Kus võtmed on? Yes. Ei ole kõik prügi, ma näitasin 2 asja. Loodan, et jälgite ka meie järgmisi tegemisi.